mõelda väide, et ainult 70 aastat tagasi puudus selline teadus nagu juhtimisteooria. Teise maailmasõja lõpul oli endiselt, polnud ka eriala nagu juhtimispsühholoogia, oli endiselt veendumus, et juhi tunnus on, esimene tunnus on, et juht on mees, ja teine tunnus, et juhil on lai lõualuu, nagu mul, ja kolmas tunnus, et tal on laiad õlad, nagu mul ei ole. Et ma olen nagu peaaegu juht. Aga nagu kui vaadata statistikat ja ajalugu, siis sellel ei ole, tänaseks on selgutatud välja, et see lai lõualuu võib-olla näitleja koha sulle Rich Forresterina kusagil tagab, aga midagi juhina ta sulle juurde ei anna. Ja siis tekkis nagu Harvardil ja Yale'il ja erinevatel ülikoolidel nagu tunne, et äkki võiks ikkagi nagu uurida seda. Ja siis hakati sõjaväge vaatama. Seal nagu kuidagi on ju mingi süsteem. Ja siis hakati sõjaväest kopeerima juhtimist, nii-öelda vastsündinud juhtimisteooriasse selliseid asju nagu süsteemid, struktuur, eelarvestamine, pikaaegne planeerimine, ajakulude ja ressursikulude minimeerimine, efektiivne tootmine, tootmistsükli aeglustamine. Neid kutsutakse täna nagu juhtimise hard skills, tugevad juhtimisoskused. Ja mida aeg edasi, siis hakkas tekkima motivatsioon ja kommunikatsioon ja delegeerimine ja täna siit lava pealt kuulnud empaatiline kuulamine ja kaasamine, mida siis nagu naljatamisi mõni nimetab soft skills. Ja nüüd me oleme täna jõudnud hetke, kus on veel üks skillset, mis on tohutult vajalik, sest organisatsioonid on muutunud oluliselt flatimaks ehk horisontaalsemaks, juhtide ja alluvate vahel läinud nagu peaaegu olematuks, mis on kaasa toonud vajaduse nii-öelda nähtusele nagu enesejuhtimine, sest nüüd igaüks justkui juhib mingit protsessi ja otseselt on ükses maatriksi struktuuris ja kõik peavad veel ennast ka juhtima seal sees, ehk mõistmagi oma stressi, oma suhteid, oma tervist, oma võimet kuulata, oma võimetust kuulata. Ja see paneb selle tänase juhi, siis, kes juhib sükest lamedat organisatsiooni, silmitsi nagu tõsise väljakutsega, et ühtepidi pead sa endiselt juhtima neid protsesse ja seda kogu muutust, mis maailmas toimus. Teistpidi pead sa juhtima neid inimesi, kes tihti ei tea, mida nad tahavad, aga üks, mida nad tahavad, on kindlasti tunnustus ja seda, et neil oleks äge töö ja kui siin vaadata, et aastaks 2025 on 75% tööjõust lihtsalt nende sünni aasta järgi nii-öelda Y-generatsioon, kellest uuringute järgi 6 inimest 10 oma praegu, kuigi ta on kuskil organisatsioonis tööl, oma CV-d ka mõnes tööotsingu portaalis, ehk me peame kuidagi seda tööjõudu veel suutma hoida, siis mõneti see panebki juhi silmitsi sükse huvitava väljakutsega. Ehk kuidagi ma pean aitama organisatsioonil saavutada edu, ma pean aitama oma inimestel saavutama edu, pluss ma pean aitama neil inimestel ennast veel juhtida ka. Aga ma saan ju neil inimestel aidata ennast juhtida ainult ühtepidi läbi eeskuju, mis tähendab, et ma pean oskama ennast juhtida. Aga kuidas ma oskan ennast juhtida? Koolis ei õpetatud. Kolleegid ei tea. Ja siis me jõuame ringiga minu erialani. Siis tuleb vastus, okei, kuulame podcast'e, loeme raamatuid, eneseabitööstus, kõik psühholoogiatööstus on järjest kasvamas. Saadame inimesed koolitusele. Aga siin on nagu üks tohutu raskus kese, mille üks ja nõuab tohutut julgust, ma arvan, selle ajal, sest koolitused on nagu must auk. Paned sinna raha ja sa ei tea, mis sai. Mitte mingisugust tagasisidet tule. Kui sa paned sama raha veebiarendusse, siis sa saad veebi. Sa paned selle tootedisaini, sa saad mingisuguse toote, aga kui sa paned inimese arengusse, siis inimesed tulevad tagasi ja mitte sama tüüp on nagu. Ja sa ei saa kuidagi mõõta, et kas ta siis on muutunud või ei ole. Ja võib-olla ajab siin närvi ka veel ja siis tundub äkki ei ole. Aga inimest ongi keeruline muuta, sa ei tea, kas ta on nüüd stressitaluvam, kas ta on avatum rohkem kuulama selle asemel, et lihtsalt seletada, või kas ta suudab hoida seda muutustega toimetulemiseks vajalikku keset või kas tal on see avatus postitantsule, sa ei tea. Aga muud valikud sul ka nagu ei ole. Sest kuidas ta muidu muutub, kui tal ei ole keskkonda selleks, kus ta peab endasse vaatama ja katsetama tööresti, kuidas siis selle me-tech, human tech, mina-tech, minu see psühhe, minu emotsioonid, minu kõik see body mind, mis töötab kõik tervikuna koos, kui ma sellega ei tegele nii, nagu ma tegelen mingisuguse programmiga, siis
see ei saagi muutuda ju. Sellel on need vanad bugid, mis tulid MLTissilt ja sellelt meie taustsüsteemilt, kus me siin on kasvanud. Siin on viirused, mida me igat päev võtame kaasa, nendega tuleb samamoodi tegeleda. Ja siin ongi takistus see, et kuna selle ei saa mõõta ja inimese muutust on nii raske aru saada, aga samas see on nii vitaalse tähtsusega organisatsiooni terviseks seisukohast, siis mina arvan, et me peaks ka ümber vaatama juhtimise sõnavara, et mitte see ei ole soft skill, vaid inimene ja inimesega töö on tänase juhi tegelik hard skill.